Tere, kallid sõbrad! Käesolev nädal, 8–14 märts on Eesti Metodisti kirikus palvenädal meie maa ja rahva eest. Seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga oleme ärevas olukorras, kus nakatumisnäitajad on rekordiliselt kõrged. Palju inimesi on sattunud keerulises olukorras haiglasse ja tavapärane elu on kas lukus või vähemasti tugevasti häiritud. Usun, et sellisel ajal on äärmiselt oluline pöörata oma pilk Jumala poole, kellelt tuleb abi. Oleme ka paastoajas, mis samuti suunab meid oma südameid läbi katsuma, meelt parandama, oma mõttemaailma korrastama ja Jumalat otsima. Kutsun teid üles osalema sellel palvenädalal, võttes iga päev 1 tund aega mõtiskluse ja palve jaoks, mõtiskleda etteantud kirjakoha üle ja jätkata ka paastumist, kui tervis lubab. Kogu selle info palvenädala kohta leiate meie kodulehelt metodistikirik.ee ja Facebooki kontolt. Selle palvenädala kirjakoht on Apostel Pauluse kirjas Filipplastele 4. peatükis salmid 6–9, kus ta ütleb järgnevalt. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage või nagu mõnes tõlkes on öeldud, sellele mõelge. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Täna pöörame oma tähelepanu selle kirjakoha esimesele fraasile, kus Paulus ütleb, ärge muretsege ühtegi. Tänapäeval tihti kasutatakse seda fraasi lihtsameelselt, et see pole ka mingi mure, tühja sellest asjast, mis sa ikka muretsed. Või vahel isegi öeldakse seda fraasi teatud põlgusega, kuule, mis sa muretsed, ära põe. Kuid ma ei arva sugugi, et Paulus siin sellist tooni pidas silmas. Keegi võib ka öelda, et sul on ju lihtne öelda ära muretse, sest sina ju ei ole minu olukorras. Sinul ju ei ole selliseid probleeme, sina ei ole kaotanud tööd, sinu lähedane ei ole haiglas, sinu abielu ei ole karidel. Sina ei pea ju oma laste pärast muretsema ja seda loetelu võiks jätkata. Kuid kui apostel Paulus ütleb meile, ärge muretsege, siis ma ei arva, et ta ütles neid sõnu kergekäeliselt. Oma kirja kirjutamise ajal oli ta ise usu pärast vangistuses ega teadnud, mis tema elust üldse edasi saama hakkab. Seega ta läbi oma kogemuse mõistis väga hästi, et elus on reaalseid raskusi, ohtusid, raskeid läbielamusi ja katsumusi. Ta teadis, millest ta rääkis. Üleliigne muretsemine on aga päriselt laastav tegevus. See kreekakeelne tegusõna, mida Paulus kasutab muretsemise kohta, tuleb omakorda sõnast, mis tähendab poolitama, lahutama, erinevasse suunda tõmbama, tervikut lõhkuma. Ja küllap me oleme kõik kogenud, et muretsemine teebki just seda meiega. Paneb meie mõtted paaniliselt jooksma erinevas suunas, röövib meilt rahu ja vahel isegi une, lõhub meie hingelist tasakaalu ja vahel ka inimese vahelisi suhteid. Usun, et me kõik nõustume, et mures, ärevuses, hirmus elamine ei aita meid edasi, vaid lõhub meid. Mida siis teha? Paulus ütleb meile päris selgelt käskivas kõneviisis, ärge muretsege ühti. Teisisõna, lõpetage ära, aitab, ärge muretsege. Ja edasi selles kirjakohast ta räägib 6 asjast, mis aitavad meil muretsemisest võitu saada. Ja kuidas panna oma lootus Jumala peale? Ta räägib meile palvest. Teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Ta räägib meile tänumeelsusest, et me koos tänu ütlemisega, palumises ja anumises annaksime oma mured issandale. Ta räägib Jumala rahust, mis on ülem kui kogu mõistmine. Ta räägib meile ka mõtete korrastamisest ja ütleb, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, siis sellele mõelge. Ta räägib meile ka õpetuses püsimisest. Mida te olete õppinud ja saanud, seda tehke.
ja lõpetab Jumala ligioluga. Rahu Jumal on siis teiega. Ma loodan, et ka järgnevatel päevadel te ühinete meiega vaadates neid videoid, kus erinevad meie kiriku vaimulikud arutavad nende 6 asja üle, mida apostel Paulus mainib siin selles kirjakohas. Sõbrad, paneme oma lootuse Jumala peale. Toome Jumala ette palves koos tänuga kõik, mis meile muret teeb ja palume, et Jumala rahu täidaks meie südamed ja palvetame üheskoos. Püha Jumal, me palvetame meie maa ja rahva pärast, et meie inimeste südamed pöörduksid sinu poole. Issand, sellel keerulisel ajal ma palun, et me võiksime leida lootust sinust ja lohutust sinust ja kui ka täna keegi nendest, kes vaatab seda pöördumist, ka tunneb, et ta elu on raskeks läinud ja mure on läinud suureks ja on raske, siis ma palun, et sina saadad oma lohutust, armu ja õnnistust. Issand, me palume, et sa paneksid viiruse levikule Eestis takistuse ja palume, Issand, et kõik need, kes on ka praegu haiged, eriti need, kes on haiglates, me palume neile tervist ja sinu armu ja õnnistust. Me palume sinu õnnistust ja kaitset ka kõikidele medtöötajatele. Me palume, Issand, et sa õnnistaks neid, kellel on täna kriisi tõttu võib-olla majandusraskused, kes ei saa tööl käia, kellel jääb mingi töötasu saamata. Issand, me palume ka meelerahu ja armastust kõikidesse peredesse, kannatlikku meelt kodus õppivatele lastele ja nende vanematele. Palume rahu igasse perekonda, Issand. Ja samuti me palume, et sa annaksid ka tarkust meie riigi juhtidele otsuste langetamisel ning palume, et sinu töö võiks jõudsasti edasi minna, vaatamata kõikidele kitsendustele ja et ka varsti me saaksime sellest viiruse kontrolli alla ja et kirikud saaksid peagi taas oma uksed avada. Õnnista meid ja hoia, me palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aitäh teile, kallid sõbrad, olge õnnistatud, Jumal hoidku teid. Nägemiseni.